Tere! Vaatame koos, kuidas kasutada Google Classroomis plagiaadikontrolli programmi. Selleks, et kontrollida, kas sinu juhendatav on refereeringud nõuete kohaselt vormistanud ehk viidanud kasutatud allikatele, laseme tema töö plagiaadisüsteemist läbi. Selleks ava enda kooli Google kontos rakendus Google Classroom. Loo uus klass ja anna sellele nimi, näiteks UPT juhendamine või uurimistöö kontroll või muu selline. Lisa juhendatavatele ülesanne. Pealkirjasta ülesanne ning kirjuta ülesande sisu ehk korraldus, paludes õpilasel oma uurimistöö fail esitada. Tee kindlasti linnuke plagiaadikontrolli kastikesse ning kinnita ülesanne. Vastasel juhul plagiaadikontrolli ei toimu. Kutsu nüüd ka oma juhendatavad siia klassi, selleks, et nad saaksid oma töö ülesande alla esitada. Kutsumiseks on sul 2 võimalust. Sisesta õpilase kooli e-posti aadress või kopeeri kutselink ja saada see õpilasele, paludes tal klassiga liituda. Vaatame korraks õpilase vaadet. Õpilane avab klassi, sealse ülesande ning esitab oma uurimistöö faili. Faili esitamiseks on tal 2 võimalust. Kui ta kirjutab oma töö Google Docsis, saab ta lisada oma töö otse Drive'ist. Kui ta kirjutab oma töö Wordis, saab ta laadida faili arvutist üles. Kui fail on tööle lisatud, esitab õpilane oma töö vajutades nupule Hand in või Turn in. Nii antakse õpetajale teada, et õpilane on oma töö esitanud. Vaatame uuesti õpetaja vaadet. Ava õpilase töö. Paremal ääres näed sa õpilase lisatud faili all sinises kirjas linki, mis ütleb, kas töö on vargusest puhas või mitte. Kui sellele lingile vajutada, avaneb õpilase töö selles vaates, kus näed täpselt, millised tekstiosad pole õpilase enda sõnastuses. Plagiaadisüsteem näitab ära ka need tekstiosad, mida õpilane on viidanud. Kui oled töö üle vaadanud,
Saad kommentaari kastikesse jätta õpilasele tagasiside. Ka failis endas saad sa anda kommentaare. Kui oled läbivaatuse ja tagasiside lõpetanud, vajuta Return, andes õpilasele teada, et töö on üle vaadatud.